Tere hommikust! Tere tulemast Arenguseire Keskuse seminarile, kas usaldame noori või kardame neid, noorte autonoomia, hea piirid ja vastutus vananevas ühiskonnas. Mina olen Teadani Ilov Arenguseire Keskuse juhataja ja Arenguseire Keskus on Riigikogu juures tegutsev mõttekoda, mis analüüsib ühiskonna ja majanduse pikaajalisi arenguid ja koostab arengustsenaariumeid. Alustuseks üks fakt, mida tähendab vananev ühiskond, mis meid lähiajal ees ootab. Statistikaameti rahvastikupüramiidi alusel oli eelmisel aastal Eestis kuni 19-aastaseid elanikke sama palju kuni üle 65-aastaseid elanikke, ehk siis võrdselt 21%, no ligilähedaselt võrdselt, seal komakohad pisut erinevad. Ja see oli siis aastal 2025, et kuni 19 ja 65+ võrdsed. Aga 25 aasta pärast, aastal 2050, on noorte kuni 19-aastaste osakaal selle prognoosi järgi kahanenud 3 protsendipunkti ja jõudnud 18%-ni, samal ajal kui 65-aastaste ja vanemate inimeste osakaal on kasvanud selleks ajaks 6% ehk jõudnud 27%-ni. Seega loomulik trend Eestis on noorte hääle nõrgenemise suunas ja sellele arengule vastukaaluks arusaadavalt vajame, et need järjest vähesemad noored oleksid ühiskonna elus järjest aktiivsemad. Kuidas seda saavutada? Milliste strateegiate ja sammudega? Millised on pärituuled, mis meile selle eesmärgi juures puhuvad ja millised on vastutuuled? Ja kuidas praegused noortega seotud erinevad eapiirid erinevates seadustes seda eesmärki toetavad? Sellest kõigest me täna räägime ja suur rõõm, et olete meie seminariga ühinenud. Meil on kavas mitu ettekannet, mis avavad noorte autonoomia ja otsustusõiguse teemasid väga mitmete nurkade alt. Me räägime väga intrigeerivast ja aktuaalsest sotsiaalmeedia mõjust, valimis- ja kandideerimisõigusest, haridussüsteemi rollist ja ka sellest, kuidas noorte otsustamine erineb täiskasvanute omast, kas erineb ja kuidas erineb. Ja meil on kavas ka aruteluring, kus muuhulgas püüame jõuda üksmeelele, milliseid otsuseid saaks noortele enam usaldada või praegusest varasemas eas usaldada. Hea publik, kes te olete siin saalis ja ka teie, kes te jälgite meid veebi vahendusel, kes vaatavad meid ERR-i platvormil, siis meil on tegelikult olemas workshopi keskkond, kuhu teil on võimalik sisse logida, kus te saate küsida küsimusi ja edastada meile oma arvamusi ja kommentaare. Ja ma palun korra kuvada selle workshopi lingi ekraanile, kui võimalik, on olemas. Lähete lehele workshop.com ja tunnussõna on noored 26, ehk siis vajutate nuppu liitu üritusega ja sisestate noored 26 ja jõuate meie ürituse workshopi keskkonda. Nii et kõik, kes te vaatate meid ekraani tagant digikanalite vahendusel, palun olge aktiivsed, postitage meile küsimusi ja kommentaare, ma hoian nendel silma peal ja teie, kes te olete saalis, on olemas võimalus küsida, andke käega märku ja edastame teile mikrofoni. Ja mida aktiivsem see arutelu on, seda parem on ka tänase seminari lõpptulemus. Sellega ma praegu omalt poolt lõpetan ja annan avasõnadeks jutujärje üle Hanah Lahele, kes on Riigikogu noorim liige, Reformierakonna liige ühtlasi. Ole hea, Hanah!